Ida-Ukraina lahinguväljadel seisavad Vene väed silmitsi uue surmava ohuga. See oht ei vaja toitu, vett ega isegi hapnikku. Ei veritse, kui pihta saab, ei maga ega lase end hirmutada ega ehmatada. See oht kasvab iga päev. See oht on Ukraina robotarmee ja see jälitab halastamatult Vene sõdureid. Kui Ukraina sõja 4. aasta lõpeb, põhjustavad Ukraina droonid õhust ja merelt Vene vägedele surma ja hävingut. Kuid nüüd, Ida-Ukraina kõrbenud lahinguväljadel muutuvad mehitamata maismaasõidukid ehk UGV-d üha silmapaistvamaks ja mõjukamaks osaks Ukraina sõjalistest operatsioonidest. Vaatame, kuidas integreerib Ukraina UGV-sid oma sõjaväkke ning miks see toob otsustava pöörde Ukrainas ja tõenäoliselt ka kaugemal. Sõjaväeülemad on juba ammu unistanud võimalusest omada käsutuses mehitamata armeed. Eelised räägivad iseenda eest. Mehitamata süsteemid on ideaalne lahendus alati, kui teatud operatsioonid muudavad inimoperaatorite kasutamise liiga ebamugavaks, ohtlikuks, kalliks või võimatuks. Laskemoona ja varustuse toimetamine tugeva tule all eesliinile, hukkunute ja haavatute evakueerimine, luure ja miinide paigaldamine on inimestele alati äärmiselt ohtlikud olnud. Ja see kehtib eriti Ida-Ukraina lahinguväljadel, kus kõikjal lendavad kamikaze-droonid muudavad iga liikumise potentsiaalselt eluohtlikuks. Ukrainale pakuvad UGV teostatavat ja taskukohast võimalust täita eesliinil elavjõu puudusest tekkinud lüngad. New York Timesi hiljutine artikkel tõdes: Ukraina ei suuda kogu rindejoont kaitsta. Venemaa leiab lüngad. UGV-d pakuvad Ukrainale ainulaadset võimalust need lüngad täita ja valmistada Vene armeele lisaks uut peavalu. Koos laialdase droonide ehk mehitamata õhusõidukite UAV ja mehitamata allveesõidukite UUV kasutamisega on nii Venemaa kui ka Ukraina sõja algusest peale katsetanud ka UGV-sid ehk mehitamata maismaasõidukeid. Ukrainas suurenes nende kasutamine pärast mehitamata süsteemide väe USF loomist 2024. aasta veebruaris. USF on maailma esimene spetsiaalne sõjaväeharu, mis keskendub täielikult mehitamata süsteemidele õhus, maal ja merel. Nende veebisaidi andmetel tabas USF 2026. aasta jaanuaris 27 762 sihtmärki, hävitades 10 216 tappes 4885 ja haavates 4496 Vene sõdurit. Suur osa hävingust tuli droonidest, kuid UGV-de roll kasvab, kuna nende kasutus ja mitmekesisus suureneb. Ukraina kasutas algul UGV-sid logistika ja meditsiiniliste evakuatsioonide jaoks ning 2025. aasta lõpuks oli kogutud umbes 15 000 eri tüüpi sõidukisüsteemi. Need süsteemid täidavad nüüd järjest suuremat osa Ukraina rindelogistika vajadustest. Ukraina UGV-de ja lahingumoodulite arendaja ettevõtte DevDroid tegevjuhi Juri Poritski sõnul on algne skepsis maismaa sõidukite suhtes, nagu ka kamikaze-droonide puhul, asendunud üleskutsetega. Ma tahan seda ka. Algul näärsid Ukraina sõdurid UGV-de üle, sest aeglased robotid jäid kastiautodele tihti jalgu. See oli enne, kui Venemaa eliitdroonide üksus Rubicon hakkas Ukraina varustuse kastiautosid ründama. Kui aeglaselt liikuvad UGV-d veersid mööda põlenud kastiautode vrakkidest ja toimetasid varustust kohale, muutus suhtumine. Nüüd, nagu Poritski ütleb, tahavad kõik UGV-sid, sest keegi ei taha vedada laskemoona kastiautos, mis võib olla FPV-droonide sihtmärk. Täna on Ukrainal kasutusel mitmesuguseid logistikale keskenduvaid UGV-sid. Termit on roomikutel UGV, madala profiiliga ja mõeldud maastikul liiklemiseks. See suudab vedada kuni 200 kilogrammi raskuseid koormaid, selle tööulatus on 12 tundi või 80 kilomeetrit ning see on häirekindel, mis on elektroonilise sõjapidamisega küllastatud rindel ülioluline tegur. Muraka on üks Ukraina juhtivaid roomikutel UGV-sid, silmapaistmas kandevõime ja vastupidavusega lahinguväljal.
Väidetavalt veab see üle 500 kilogramm lasti kümnete kilomeetrite kaugusele ka miinide ja suurtüki tule all ning omab mitmekanalilist sidet häirete vältimiseks. Veelgi suurem ja vastupidavam on Protector. Protector, mis on loodud logistiliseks tööloomaks, veab kuni 1200 kilogramm varustust, näiteks laskemoona, miinipilduja süsteeme ja ehitusmaterjale. Diiselmootori ja nelikveoga Protector suudab läbida kuni 1 m sügavust vett ja sõita kuni 64 kilomeetri per aana. Nagu me hiljem teada saame, suudab see masin kanda ka tõsist tulejõudu. Just selliseid uuenduslikke sõjatehnoloogiate süvauuringuid, nagu Ukraina mehitamata maismaasõidukid, teeme The Military Show saates kõige paremini. Kui soovid olla kursis sellega, mis sõjanduses toimub ja miks, vajuta tellimisnuppu. Sa oled selle üle kindlasti väga rahul. Ukrainal on lisaks kodumaal toodetud mehitamata maismaa sõidukitele kasutusel ka partnerriikide tarnitud masinad. Eesti on tarninud vähemalt 150 Milrem Roboticsi toodetud Themis mehitamata maismaa sõidukit, mille tarnimist toetas Hollandi rahastus. Kandevõime sõltub konfiguratsioonist, ulatudes kuni 750 kilogrammini. Termit ja Themis sobivad ka meditsiiniliseks evakuatsiooniks koos spetsiaalsete mehitamata maismaa sõidukitega. Nende hulka kuulub Moll, mille esimene eraldi meditsiinipataljon lõi kiireks soomustatud evakuatsiooniks tule all. Võimeline liikuma kuni 70 kilomeetrit tunnis on see edukalt evakueerinud haavatud sõdureid vaatamata miiniplahvatustele ja droonirünnakutele. Need ja teised UGV-süsteemid on kahtlemata aidanud päästa elusid lahinguväljal. Need hoiavad sõdureid lahingus ka tapatsoonis, parustades tarvikutega ja aidates haavatuid kiirelt ravini viia. Samal ajal vähendavad need inimeste riski, kes muidu oleks pidanud ülesandeid ilma robotiteta tegema. Ukraina jaoks on suurim väärtus, et UGV-sid kasutatakse üha rohkem lahingutes robotsõdurite, kuulipildujate, miinipanijate ja suurtükiväena. Rindeväelaste peamine nõudmine on asendada kaevikutes jalaväelased, eriti kõrge riskiga operatsioonidel. Võtame näiteks MK19 granaadiheitja, mis on Ukraina rindel tavaline relv. Esmalt tuleb granaadiheitja lahti võtta ja koos laskemoonaga tulepositsioonile viia. See on aeglane ja ohtlik ülesanne, sest granaadiheitjat vedav grupp võib Vene droonide poolt kergesti avastatud ja teel hävitatud saada. MK19-ga varustatud UGV kaotab selle ohu, viies kõik vaevata korraga kohale ja on kohe valmis võitluseks. UGV-d võivad olla olulised Vene taktika vastu, kust liigutakse suurte jõududega, kuid jagunetakse väikesteks gruppideks, et otsida Ukraina kaitses lünki ja hajutada nende jalaväekaitset. Kiirus on nende vastu tegutsedes määrav, sundides Ukraina vägesid kiiresti uusi positsioone võtma. Uued positsioonid tuleb enne mehitamist maskeerida, mis võtab aega, aeglustab reageerimist ja seab sõdurid droonirünnakute ohtu, kuni maskeering on paigas. Relvastatud UGV võib aga kohe tulistada ja isegi tabamuse korral jääb operaator puutumatuks, juhtides UGV-d suhteliselt ohutust kaugusest. Kuid hoolimata kogu sellest tehnoloogiast on UGV-del üks suur puudus. Väljakutseks on luua roboteid, mis suudaksid võidelda vähemalt ligilähedaselt jalaväelaste tasemel. See pole lihtne, kuid Ukraina insenerid töötavad lahenduse kallal. See on pidevalt arenev töö, kus katsetatakse ja tehakse muudatusi, et parandada jõudlust lahinguvälja kogemuste põhjal. Vaid 5-13 tootjast läbisid hiljutise lahinglaskmiste testi Ukraina 3. ründebrigaadi ja Ussisaare instituudi korraldusel. Vaatamata neile väljakutsetele on mõned mudelid juba aktiivses lahingutegevuses ja annavad järjepidevaid tulemusi. Tänu koostööle sõjaväega täiustavad arendajad platvorme ja varustavad neid uute relvade jaoks. Niisiis, milliseid relvi paigaldatakse UGV-dele ja millised on nende paigaldamise väljakutsed? Hetkel kasutatakse UGV-des peamiselt suure kaliibriga kuulipildujaid. Siin on Boritski sõnul peamine väljakutse relva algse disaini säilitamine. Platvorm peab võimaldama kuulipildujal töötada ilma muudatusteta.
Insenerid kasutavad ülemineku kronsteine, et kinnitada kuulipilduja UGV keret mõjutamata ning võimaldada moodulil kiiret relvavahetust. Ainus mehaaniline muudatus on elektrilise päästiku lisamine kaugjuhtimiseks, samal ajal kui relvatorni juhivad elektrimootorid ja ajamid. Spetsiaalne tarkvara muudab kuulipilduja täppisrelvaks. Arendajad kohandavad ballistilisi arvutusi iga süsteemi jaoks vastavalt kaugusele, laskemoona tüübile, tuulele ja sihtmärgi nurkkiirusele. Laskemoona jälgitakse automaatselt, et operaatorid teaksid padrunite hulka. See tarkvara kasutab tehisintellektil põhinevaid mooduleid, mis tuvastavad vaenlasi liikumise ja soojusjälgede järgi. Need moodulid jälgivad sihtmärke ise, kuid inimene juhib tulistamist, et vältida omade pihta laskmist. 3. rindebrigaadi NC-13 UGV kompanii ülem kutsungiga Core. Makar ütles Ukrainska Pravdale: kasutame lahingumoodulites tehisintellekti ja masinnägemist patrullimiseks ning sihtmärkide tuvastamiseks. Kui sektor või nurk on määratud, patrullib torn automaatselt. Kui see tuvastab liikuva objekti või soojussignaali, hakkab see jälgima ja annab operaatorile märku. Vaata, keegi tuleb. Abifunktsioonid on operaatoritele juba kasulikud. Tehisintellekt aitab ületada ebausaldusväärsete signaalide piiranguid UGV-de juhtimisel. Ukraina rahvuskaardi teise korpuse ühendatud UGV-üksuse Abagartia üksuse komandöri Matamatiku sõnul. UGV-de elektrooniline side ja mehaanika on selle tehnoloogia põhilised piirangud. Relva mehaaniline töö tekitab probleeme, mida tehisintellekt praegu lahendada ei suuda. Kinni jäänud padruni eemaldamiseks on vaja inimest, mis muudab UGV kasutuks. Kuigi insenerid lisavad mõnele Ukraina UGV-le riski vähendamiseks kauglaadimissüsteeme, on teiste puhul ainus lahendus relvade hoolikas ettevalmistus enne lahingut. Mis puudutab kuulipildujat ennast, siis selle valikut määrab suuresti laskemoona kättesaadavus. Levinum valik on USA Browning M2, mis kasutab 4,5 PMG padruneid. Neid tarnivad Kiievi partnerid regulaarselt, nii et need on Ukraina relvajõududes levinumad kui nõukogude ajast pärit alternatiivid, mille Ukraina päris iseseisvumisel. M2 raske kaliiber vajab tugevdatud torni ja amortisaatoreid, kuid seda hinnatakse laskekauguse ja soomuse läbistamise pärast. Kui aga neid 12,7 mm relvi napib, on Ukraina hakanud paigaldama ka 7,62 mm kuulipildujaid, nagu Vene PKM või Belgia M240. Ukraina kasutab vahel tankidele paigaldatud Vene PKM-teesid, mis on tihti saadud kahjustatud soomukitelt. Need raske kuulipildujad tekitavad lisaks suurele hävingule ka tugevat psühholoogilist mõju Venemaa eesliini vägedele. Boritski võtab selle kokku. Kui vaenlane kuuleb suure kaliibriga kuulipildujat, arvab ta, et läheduses on raskevarustus, sest tavaline sõdur ei kanna 50-kiloseid relva. Kui vaenlase üksused peidavad end hoonetes, muutuvad nad rahutuks, teades, et hävitamine on vältimatu ja nad peavad põgenema. Pealtkuulamisel kuulsid meie võitlejad, kuidas vaenlane teatas suurtest soomusmasinatest, kuid tegelikult oli see vaid maskeeritud maapealne robot, mis tabas süstemaatiliselt sihtmärke. Automaatseid granaadiheiteid sobib hästi kasutada mehitamata maismaasõidukitel, nagu varem mainitud. Erinevalt kuulipildujatest saavad need sihtmärke tabada varjestatud positsioonidelt, tulistades üle takistuste ja väljapoole otsenähtavust. Granaadiheitsate integreerimine on raskem kui kuulipildujate paigaldamine, nende kaalu ja tagasilöögi pärast. USA's toodetud MK-19 kaalub 77,6 naela, mis on peaaegu 2 korda rohkem kui Nõukogude AGS-17, mille kaal on 68 naela. Raskete heitete tagasilöök võib kergemaid platvorme destabiliseerida, mistõttu vajavad mehitamata maismaasõidukid võimsaid elektrimootoreid ja ajameid. Liikumise pealt tulistamine vajab stabiliseerimissüsteeme vibratsiooni kompenseerimiseks. Makari sõnul pole ühelgi praegu turul oleval automaatse granaadiheitja moodulil seda võimekust ning eelist mehitamata maismaa sõidukile ei anna ainult füüsika. Ukraina granaadiheitsjate tornides kasutatav tarkvara annab neile samuti teatud eelised inimeste poolt juhitavate heitjate ees.
Tarkvara, näiteks Volle 40 moodul, reageerib operaatoreist kiiremini, arvutades automaatselt toru tõstenurga sihtmärgi tabamiseks. Makar ütleb, torn võib olla paigutatud metsaalale või avatud maastikule, samal ajal kui sõdur jääb varju ja juhib seda kaugjuhtimise teel. Granaadiheitsetel saab süsteemiga salvestada 10-15 sihtmärki. Saad määrata metsaala piirid ja kui seal liigub jalavägi, tulistab torn seal iseseisvalt sihtmärke siksakiliselt, mis lihtsustab sihtimist. Kui torn on kohal, sisestad koordinaadid ja see lukustab sihtmärgi hetkega ning tulistab täpselt. Kuna UGV operaatorid ei näe sihtmärki nähtavusjoone taga, toetuvad platvorm ja torn keerulisele 4-5 sensorisüsteemile, kuhu kuuluvad kompassid, gyroskoobid ja GPS-antennid. Kui GPS on segatud, tuvastab süsteem selle ja kasutab muid positsioneerimismeetodeid. Siiski on veel paar tõsist probleemi, mida tuleb ületada. Nagu kuulipildujatel on granaadiheitja UGV-del laskemoona etteandeseade kõige keerulisem, kuid hetkel puuduvad tehnoloogiad granaadikastide automaatseks vahetamiseks. Kui etteandeseade kinni kiilub, tuleb inimesed saata ohtlikele remondi või UGV väljatoomise missioonidele. Vibratsioon on probleem ka suurematel platvormidel, mis taluvad raskete granaadiheitjate kaalu ja tagasilööki. Vibratsioonid lõdendavad polte ja kahjustavad elektroonikat, mistõttu tuleb pärast iga missiooni varustus üle kontrollida ja ühendused hoolikalt kinnitada. Kuid lisaks neile tehnilistele probleemidele, millest Ukraina insenerid järk-järgult üle saavad, on ilmselt suurimaks väljakutseks, mis Ukrainal lahing-UGV-de laialdase kasutuselevõtu juures seisab, taktika. Mehitamata jõududega operatsioonide koordineerimine, kas üksi või koos inimestega, erineb oluliselt vaid inimeste rünnakute koordineerimisest ning Ukraina peab selle lahinguväljal reaalajas välja töötama. Kuigi kaugjuhitavaid süsteeme katsetati juba 20. sajandi alguses ja droonid on ammu tuntud, kasutatakse UGV-sid nii laialdaselt esmakordselt Ukraina sõjas. Ukrainas ega mujal pole kindlat sõjalist doktriini, millelt parimaid tavasid võtta. Ukraina sõdurid ütlevad, et jalaväe lahinguplaanide protseduure rakendatakse ka lahingurobotitele, kuid rünnaku koordineerimine, mis hõlmab neid, on keerulisem kui ainult inimjõudude juhtimine. Mingil määral on see Matamartiku sõnul juhtimise ja kontrolli küsimus. Tehnoloogia uudsuse tõttu saadab staap lahing UGV tegevusse, arvestamata alati nende tehnilisi piiranguid. Vajatakse mehitamata maismaasõidukite eksperte, et kohandada missioone vastavalt masinate võimalustele, mis raskendab planeerimist ja suurendab ohvitseride oskuste nõudlust. Sellel perioodil, kui meeskonnad ja komandörid alles omandavad vajalikku oskust ja kogemusi, püsib robotite koordineerimise õppimiskõver kiiretes rünnakutes tõenäoliselt järsk. Tehakse kiireid edusamme. Matamartiku sõnul on probleemiks üksuste erinevad kogemused ja vaated, mistõttu on raske kiiresti ühtset standardit juurutada. Kõike ei saa korraga teha. Arvan, et järgmisel aastal laieneb see ja tekib selge arusaam standarditest, maismaadrooni kasutajatest ja kasutusviisidest. Tema sõnul tegutsevad lahingumaismaa robotid juba üle miili kaugusel vaenlasest ning on eriti väärtuslikud kaitseoperatsioonides. Nad toetavad või asendavad jalaväge, aidates positsioone hoida väiksema isikkoosseisuga ja vähendades sõdurite riski. Relvastatud mehitamata maismaasõidukid loovad tiheda ja raskesti läbitava tulesüsteemi. Suured platvormid asetatakse tavaliselt lahingutsooni taha, teisele või kolmandale joonele, et kaitsta neid Vene FPV droonide eest, mis on peamine oht. Nendesse positsioonidesse kaevatuna toimivad need kaugjälgimis- ja tulepunktidena. Nad võivad seal päevi viibida ilma toidu, vee, une või tualetipausita, automaatselt sihtmärke tuvastades ja jälgides. Nii saab üks operaator turvalisest varjendist juhtida korraga 3-4 sektorit. Kuigi kaitsvad UGV taktikad on juba välja kujunenud, on robotite rünnakutaktikad alles arenemas. Ründetegevused on keerulisemad kui kaitsetegevused. Hetkel on nende peamine roll jõuluure tegevuses, kus robotid liiguvad meeskonnata ja kutsuvad esile vaenlase tuld. Rünnaku ajal toimivad nad tulekilbi või saatva elemendina, surudes vaenlase maha.
Makar toob selle kohta ilmeka näite. Me kavandasime operatsiooni maapealsete robotite ümber, pakkudes rünnakurühmale peamist tuletoetust. See oli terviklik lahendus. 2 kamikaze robotit, MON 90 miinide, MK19 granaadiheitega lahingumooduli ja evakuatsiooniplatvormiga. Esimene kamikaze robot hävitas vaenlase positsiooni enne rünnakut. Teine liikus jalaväega paralleelselt üle välja ja ründas käsu peale antud koordinaatidel vaenlast. Granaadiheitja moodul kaitses avatud maastikul, kui meie mehed liikusid. Robot tulistas kogu laskemoona täpselt sihtmärgile. Kahjuks kaotasime ühe sõduri suurtüki tules. Kui ala oli turvatud, evakueeris logistikarobot surnukeha. See näide tõestab, et robotid suudavad tõhusalt toetada rünnakuid, hävitades kindlustusi ja elavjõudu enne lähivõitluse algust. Teises tuntud näites sundis kamikaze UGV Vene võitlejad alla andma, ähvardades nende positsiooni õhku lasta. Ukraina hakkab nüüd kasutama võimsamaid lahinguplatvorme, mis kannavad rohkem laskemoona ja raskemaid mooduleid ning toimivad pigem jalaväe lahingumasina kui tavalise jalaväelase sarnaselt. Nende raskeklassi UGV-de hulka kuuluvad eelmainitud Protector ja T-700 Browning, mis mõlemad suudavad kanda umbes 700 kilogrammi ning VAT-AG, mis kannab kuni 2000 kilogrammi. T-700 Browning on relvastatud 2 kuulipildujaga, 12,7 mm Browning M2 ja 7,62 mm PKT. Batagloodi 25 mm Bushmasteri kahurile, mida kasutab ka USA Bradley jalaväe lahingumasin. Arendaja sõnul kannab šassi isegi 40 raketiga laadungit suurtele mitmikraketiheitjatele, kuid see pole kõik. Ukraina arendajad valmistavad ette repiitereid ja platvorme väikeste kamikaze droonide kandmiseks ja kasutamiseks. UGV-le paigaldatakse ka tankitõrjeraketid, kantavad õhutõrjesüsteemid, automaatkahurid ja isegi leegiheitja raketiheitjad. Täisomaatne robotarmee on veel kaugel, kuid UGV-d aitavad Ukrainal juba praegu elavjõudu tasakaalustada. Toritski sõnul napib meil inimesi. Venelased saadavad mehi surma, meie viskame robotid vana rauda. Me kaotame nad, kuid vahetame raha ja metalli vaenlase elavjõu vastu. Kuna Venemaa ja paljud teised riigid arendavad kiiresti UGV-sid, on selles valdkonnas peagi oodata suuri arenguid. Aastaid on eksperdid ennustanud, et tulevikulahinguid ei pea enam mehed ja naised, vaid masinad. Droonide, robotite ja mehitamata sõidukite armeed sõdivad. Inimoperaatorid on samal ajal lahinguväljast kilomeetrite kaugusel turvaliselt. Ukrainas saame me juba aimu neist ulmefilmi stiilis stseenidest. Pikirindejoont tormavad Vene rünnakrühmad lahingusse, oodates, et nende teel seisavad Ukraina sõdurid. Kuid nende asemel ootavad neid palju hullemad vaenlased. Mitte lihast ja luust, vaid külmast terasest. See on Ukraina robotarmee, mis muutub iga päevaga suuremaks, tugevamaks ja targemaks. Kuigi sõjarobotite idee tundub olevat midagi tulevikust, on see tegelikult olnud olemas juba üle sajandi. Cuba, 1915. Aastal lõi Prantsusmaa maailma esimesed plahvatusohtlike robotdrooni prototüübid ja kasutas neist 20 Prantsuse teine armees. 1930-ndatel hakkas Nõukogude Liit arendama teletanki, kaugjuhitavat tanki, millel oli oma kuulipilduja. Mehitamata maismaasõidukite ehk UGV-de või soomusrobotite näiteid saadeti lahingusse nii Nõukogude Liidu ja Soome talvesõjas kui ka Saksa Nõukogude sõja alguses 1941 aastal. Samal ajal lõi Ühendkuningriik oma raadioteel juhitava jalaväetanki koodnimega Must Prints. Ka teised relvajõud on uurinud võimalust luua soomustatud sõjaväesõidukeid, mis toimivad ilma meeskonnata. Sageli on need projektid riikidele aastakümnete jooksul osutunud liiga kulukateks või keerukateks elluviimiseks. Tänapäevased tehnoloogiad on muutnud soomustatud robotite masstootmise ja kasutuse sõjaväes teostatavamaks ning Ukraina on siin teerajaja.
Kui sõda algas, hakkasid Ukrainas tuntud UGV-d ehk maismaa robotikompleksid ilmuma väikestes kogustes. Paljud varajased mudelid imporditi, kuid Ukraina sõjavägi mõistis kiiresti nende väärtust Venemaaga võitlemisel ja andis meeskondadele ülesande luua ka kodumaiseid mudeleid. Mõned aastad hiljem toodab Ukraina nüüd peaaegu kõik oma UGV-d ise. Jamestowni raporti järgi toodetakse 99% Ukraina sõjaväe soomustatud robotitest Ukrainas ja tootmine on kiiresti kasvanud. Näiteks 2024. aastal oli Ukrainal kasutada vaid mõnisada sellist robotit. Ukraina eesmärk 2025. aastaks on toota 15 000 robotit. 2026. aastaks kasvas see 20 000-ni. Lisaks suurenes ka mitmekesisus. Sõja alguses kasutas Ukraina vaid mõnda erinevat robotit. Igal neist oma tehnilised omadused, tugevused, nõrkused ja parimad kasutusalad. Tänapäeval toodab umbes 40 erinevat Ukraina tootjat üle 200 mudeli. See on hindamatu, kuna annab Ukraina sõjaväele rohkem võimalusi erinevateks missioonideks, tingimusteks ja ülesanneteks. Mõned neist sobivad paremini kindlustatud positsioonide hoidmiseks kui teised. Hiljem toome selle kohta näite. Teised sobivad paremini skaneerimiseks, luureks ja jälgimiseks. Mida suuremaks ja mitmekesisemaks robotarmee muutub, seda enam saab Ukraina toetuda maismaa droonidele, et Venemaaga rindel vastu pidada. See aitab vältida tarbetuid inimohvreid ja säilitada Ukraina personali tulevasteks eesmärkideks või suurteks lahinguteks. On 3 põhjust, miks Ukraina robotide tõus on olnud nii kiire. Esiteks ei viivita see riik sõjalise arendusega. Tal pole seda luksust. See on kiiresti arenemas konfliktis ja vajab kogu võimalikku abi nii kiiresti kui võimalik. Teised riigid võivad veeta nädalaid või kuid, et rajada alus järgmistele sõjalistele uuendustele, millele järgneb aastatepikkune prototüüpimine ja disainide lihvimine. Ukraina vajab, et tema kaitsetööstus ja alltöövõtjad saavutaksid kiiresti tulemusi. Oleme seda näinud ka mujal. Ukraina droonitootjad toovad regulaarselt turule uusi mudeleid ja disaine. Riik on kiirendanud uute rakettide ja õhutõrjesüsteemide arendust. Kõik neist ei tööta ootuspäraselt ja mõni vajab veel arendust, kuid mõned on väga tõhusad. Kaotades liigse bürokraatia, mis tavaliselt selliseid projekte viivitab, on Ukraina suutnud oma relvajõude sõja kestel paremate ja võimsamate relvadega varustada. Teine põhjus saab kokku võtta ühe sõnaga – koostöö. Paljudes maailma sõjavägedes on kaitsetööstus ja eesliinisõdurid selgelt eraldatud. Kaitsetööstusettevõtetel on tihti oma kindlad ideed, mis ei pruugi alati kattuda päris sõdurite lootuste ja ootustega. See omakorda võib viia olukordadeni, kus ettevõtted loovad uusi relvi, sõidukeid või varustust, mis tegelikult takistavad sõdureid rohkem kui aitavad. Ukraina teeb asju teisiti. See ühendab tootjaid ja sõdureid. Julgustades sõdureid jagama mõtteid ja tagasisidet otse kaitsetööstusega, et ettevõtted teaksid täpselt nende vajadusi. Järgmiseks peavad ettevõtted looma vajadustele vastavaid tooteid. Kaasates päris sõdurite tagasisidet oma disainiotsustesse, saavad nad välja töötada relvi ja süsteeme, mis annavad palju tõenäolisemalt tulemusi päris lahingutingimustes, selle asemel, et lihtsalt näitusesaalides ja tehnoloogia presentatsioonidel hea välja näha. Tencorpi kaasomaniku ja tegevjuhi Maksim Vassiltšenko sõnul tegutseb Ukraina sõjaaegses arendusrežiimis. Tagasiside tuleb rindelt, puudub bürokraatia ja keskendutakse toimivatele lahendustele. Siin tehakse otsused päevadega, mujal kulub kuid. Lisaks teevad valitsus, vabatahtlikud ja erasektor tihedat koostööd ning lõppkasutajad, sõdurid, on samuti algusest peale kaasatud. Sama filosoofiat on nähtud ka mujal, näiteks Ukraina droonitööstuses, kus tootjad on pidevalt ühenduses sõdurite üksustega. Mõista, mida nad vajavad ja milliseid muudatusi või täiustusi nad olemasolevatel mudelitel soovivad. 3. põhjus, miks Ukraina robotarmee kiiresti areneb, on lihtne.
Roboteid pole tegelikult nii raske valmistada võrreldes teiste sõjaväesõidukitega. Soomustatud robotid on tavaliselt palju kompaktsemad kui meeskonda ja varustust mahutavad suured tankid ja soomustransportöörid. Neil pole vaja meeskonnaruume ega kokpitte, mis säästab ruumi ja lihtsustab disaini ning tootmist. Tõepoolest, paljud Ukraina sõjalised robotid on umbes sama suured kui ostukärud või golfiautod. Neid saab hõlpsasti koostada lihtsatest kaubanduslikest osadest, lisades sõjalised relvad nagu 7,62 mm või 0,5 kaliibrised kuulipildujad. Nende hinnasildid ei ole samuti takistuseks. Mõned robotid maksavad vaid $5000, teised aga 10 000. Isegi kalleimad mudelid ei küüni tankide ja tippsoomukite 6 ega 7 kohaliste hindadeni. Tänu taskukohastele ja nutikatele arendusmeetmetele saab Ukraina kiiresti oma robotvägesid koondada, laiendada ja mitmekesistada. Erinevused USA-ga võrreldes on selged. Hoolimata sellest, et Ameerika Ühendriikidel on maailma suurim kaitse-eelarve ja sõjavägi, mis ületab kaugelt nii Ukraina kui ka ükskõik millise teise riigi oma, on USA-l olnud suuri raskusi tõsiseltvõetava robotväe loomisel. 1980-ndatel katsetasid nad kaugjuhitavat sõidukit Prowler, millel olid kuulipildujad. Hiljem samal kümnendil testiti ka kaugjuhitavat mobiilset tankitõrjeplatvormi, mis suutis tulistada tankitõrjerakette ilma, et pardal oleks olnud inimoperaatorit. Ükski neist projektidest ei jõudnud kuhugi. USA töötas hiljuti välja Swords nimelised relvastatud robotid vaatlus- ja luuresüsteemideks, millest osa saadeti 2007. aastal Iraaki, kuid need ei osalenud lahingutes. Armee lõpetas Swords programmi rahastamise varsti pärast seda. USA sõjavägi on loonud mitmeid väikeseid roboteid koos kaugjuhitavate relvajaamadega. Kuid neil on raskusi nende kahe kontseptsiooni ühendamisel, et luua tõelisi mehitamata maismaa sõidukeid, mis suudaksid lahingus vastasega silmitsi seista. Isegi USA armee robootilise lahingusõiduki programm lõpetati hiljuti kõrgete kulude tõttu, jättes USA väed raskustesse lahinguvalmis robotite hankimisel. Samal ajal Ukrainas võitlevad robotid juba ning teevad seda ka üsna muljetavaldavalt. Enne kui selleni jõuame, kui soovid rohkem selliseid ülevaateid, telli kindlasti The Military Show. Teeme analüüse igal nädalal. Robotiarmee loomine on üks asi, aga selle tõhus kasutamine on hoopis teine väljakutse. See on uus tehnoloogia ja ka Ukraina sõjaväel on sellega vähe kogemusi. Sõdurid pidid kohapeal kohanema ja õppima, kuidas uusi metallist liitlasi kõige paremini kasutada. Neil õnnestus kiiresti saavutada muljetavaldavaid tulemusi. 2024. aastal nägime esimest korda videot relvastatud UGV-st, mis juhtis Ukraina rünnakut Vene positsioonidele. UGV-sid kasutati peamiselt kamikaatse rünnakuteks või miinide paigaldamiseks, kuid nüüd on tõestatud, et nad suudavad täita ka muid rolle. Võideldes mitte ainult koos inimestega, vaid juhtides rünnakut, tõmmates vaenlase tähelepanu ja avades tee teistele üksustele. Kõnealune robot oli Liut 2.0 UGV, 300 kilogrammine ehk 660 naelane masin, millel oli paigaldatud PKT kuulipilduja. See suudab tulistada suure täpsusega kuni 800 meetri ehk 2625 jala kaugusele. Terasest soomusplaatidega kaitstud Liut on nagu teisedki Ukraina soomusrobotid piisavalt vastupidav, et taluda käsitulirelvade tuld. Selles videos sõidab see otse üle tankitõrjemiinide, mis ei plahvatanud. Näeme ka, kuidas Vene sõdurid tulistavad UGV pihta reaktiivgranaate ehk RPG-sid, kuid see jääb endiselt töökorda isegi pärast mitut tabamust ja napikat. Video lõpus põgenevad Vene sõdurid kaevikutest, joostes roboti eest, mida on peaaegu võimatu peatada, nagu ulmefilmist. Pärast seda on palju juhtumeid, kus Ukraina robotid on tõrjunud Vene rünnakuid ja seisnud vastu Kremli sõjamasinale.
Näiteks 2025. aasta juulis suutis Ukraina 3. brigaad esmakordselt maailmas vangi võtta Vene sõdureid rünnaküksusega, mis koosnes ainult droonidest ja robotitest. Tollal avaldatud üksikasjaliku avalduse kohaselt kasutas brigaad kamikaatsedroone ja maapealseid roboteid, et hävitada rida Vene punkreid Kirde-Ukraina Harkivi piirkonnas. Kui veel üks robot valmistus hävitama järjekordset kahjustatud Vene kindlust, mõistsid sees varjunud Vene sõdurid, et neil on vaid 2 võimalust – surm või alistumine. Võttes riski, tulid nad käed üles tõstetud välja ning droonid saatsid nad kiiresti lahingutsoonist välja, kus Ukraina sõjavägi nad vahi alla võttis. See oli märkimisväärne saavutus. See oli esimene selge ja vääramatu tõend, et soomustatud robotid saavad iseseisvalt täita terveid missioone ja saavutada olulisi eesmärke ilma sõdurite kaotuse riskita. 2025. aasta novembris avaldati video, kus Ukraina mehitamata maismaasõiduk tulistas Vene MTLB soomustransportööri pihta. Teadete kohaselt katsetasid Ukraina sõdurid tol hetkel oma robotit eesliini lähedal, kui see sattus vastamisi Vene sõidukiga. Kasutades võimalust näha, mida robot päris lahingutingimustes suudab, avas UGV meeskond tule. Tundus, et venelased ei saanud arugi, mis neid tabas. Juba 6 aega hiljem ilmus rohkem kaadreid, mis näitasid robotiarmee kaitsevõimekust. Ukraina 3. armee korpuse üksikasjaliku Telegrami postituse kohaselt. Üks mehitamata maismaarobot, Droid TV127, suutis iseseisvalt kaitsepositsiooni hoida hämmastavad 45 päeva järjest. Varustatud 12,7 mm kuulipildujaga võttis UGV sisse positsioonid tulistes lahingupiirkondades, kasutades oma relva Vene edasitungi tõrjumiseks, samal ajal kui selle operaatorid jäid turvaliselt lahingutegevuse joone taha. 45 päeva järjest oli 3. ründebrigaadi maismaarobotite kompleks lahinguvalves ja surus kuulipilduja tulega maha kõik vaenlase katsed meie sektorisse tungida. NC-13 löögiüksuse operaatorid juhtisid DevDroid TVV12,7 robotit varjendist. Vaenlane ei suutnud missiooni ajal meie positsioonile imbuda ega seda vallutada ning võitlejad hoidsid rindejoont ilma inimkaotusteta. Kõnealuse roboti lõi Ukraina kaitseettevõte DevDroid, mis on täna üks juhtivaid nimesid Ukraina sõjarobootikas. Sellel on kuni 24 kilomeetri ulatuses tööraadius ja täiustatud raadiojuhtimine, mida täiendavad tehisintellektil põhinevad automaatsed navigeerimissüsteemid. Droid TV12,7 on ettevõtte tippsaavutus ja robotarmee särav pärl. 2026. aasta jaanuaris jäädvustati kaamerasse droon 12,7 UGV, mis ründas ja kõrvaldas Vene jalaväelasi oma M2 Browningu kuulipildujaga. Arvati, et see oli esimene kord, kui robot osales otseselt lahingus vaenlase vägedega. Nagu video näitab, polnud see võrdne võitlus. Vaatamata vaenlase tulele suutis robot lihtsalt sihtida, lukustada ja tulistada Vene võitlejaid, hävitades nad ükshaaval. Hiljem samal kuul saavutasid Ukraina robot ja DevDroid seni ühe suurima edu, kui luure- ja ründemaastiku robot suutis lahingoperatsiooni käigus tabada 3 Vene sõdurit. Juhtum toimus väidetavalt Limani suunal Donetski oblastis Ida-Ukrainas. Siil 3. eraldi ründebrigaadi juhtimisel sundis DevDroidi droon DW7,62 KT7,62 PKT kuulipildujaga 3 venelast valget lippu lehvitama. Internetti jagati videot, kus sõdurid tulevad suitsuse rusuhunniku vahelt välja, tõstavad käed ja desarmeerivad end. Seejärel heidavad maha. DevDroid koostas juhtunu kohta täpse raporti. Numo platvormil põhinev luure- ja ründedroid NRC TVE7,62 vangistas 3 Vene sõdurit. Meie võitlejad olid ohutuses. Missioon viidi läbi kaugjuhtimisega. Vahetusfond on täienenud. Kuidas näeb välja tänapäevane sõjapidamine? Tööd tehakse rindel, inimesed on kaitstud. DW-droid 7,62 on NRC luure- ja löögidroid, kohandatud kuulipildujale KT7,62 PKT.
Sisseehitatud ballistiline kalkulaator tagab kompleksile suure täpsuse ja tuleefektiivsuse sihtmärkide ründamisel. Droid TV7,62L on tehisintellekt, mis tuvastab, haarab ja jälgib sihtmärke autonoomselt. Sellised juhtumid sagenevad, kuna Ukraina laiendab oma droonide armeed kümnete tuhandete uute seadmetega. Järgnevatel kuudel näeme paratamatult üha rohkem soomustatud roboteid, kes kaitsevad rindejoont, viivad läbi rünnakuid, võtavad vange ja hoiavad venelasi eemal. Selle tulemusena jätkab Kremli sõjamasiin, mis juba praegu vaevleb märkimisväärse edu või edasiliikumise saavutamisega rindel oma raskustega. Kui see satub vastaste vastu, kes ei veritse, ei murdu ega tagane isegi tugeva tule all. Ukraina robotid muutuvad edaspidi vaid tugevamaks ja hirmu äratavamaks. Uusimad mudelid varustatakse tugevama ja hävitavama relvastusega. DevDroid töötab praegu uue maismaapõhise robotlahingusüsteemi kallal, millel on 30 mm kahur. See uus mudel töötab tõhusalt kuni 5 kilomeetri kaugusel ja pakub paremaid võimeid kui eelkäijad. Sellel on suurem ja raskem šassi, mis talub raske kahuri tagasilööki ning sobib otsese tuletoetusena rünnakutel või jalaväe kaitseks ohtlikes keskkondades. See on vaid üks näide. Paljud Ukraina robootikafirmad töötavad ööpäevaringselt, et arendada tugevamaid, vastupidavamaid ja arenenumaid roboteid. Valmis täitma erinevaid ründe ja kaitseoperatsioone, päästma elusid, kõrvaldama vaenlasi ning mängima sõjas suuremat ja laiemat rolli. Ukraina robotid seavad standardi, millest teised sõjaväed saavad õppida ja mida püüda jäljendada, kuna need muutuvad tugevamaks ja arenenumaks. Ja riigi robotibrändid võivad pärast sõja lõppu nautida tohutut edu, investeeringuid ja aktiivset huvi, kuna erinevad sõjaväed soovivad neid roboteid ise osta ja kasutada. Senikaua, kuni üha rohkem neid roboteid jõuab rindele sellistes kohtades nagu Donetsk ja Luhansk, muutub Ukraina sõjavägi ainult tugevamaks ja selle eduvõimalused suurenevad veelgi. Ukraina ei proovi enam Venemaaga sõdur sõduri vastu võistelda. Riik ehitab midagi, mis kõlab nagu ulme. Robotarmee. Me räägime mehitamata maismaa sõidukitest, mis liiguvad läbi kaevikute, viivad tule all varustust, evakueerivad haavatuid ja sõidavad otse Vene positsioonidele täis lõhkeaineid. Kõike seda tehes hoiavad nad Ukraina sõdureid võimalikult kaugel tapatsoonist. Kõige üllatavam on, et suur osa tehnoloogiast arendatakse garaažides, nõukogude ladudes ja ajutistes rajatistes vaid mõne kilomeetri kaugusel lahingutsoonidest. Vaatame, kuidas Ukraina arenes vähem kui 3 aastaga olematust robootikavõimekusest maismaasõja tuleviku pioneeriks. Ja miks kõik suured sõjalised jõud kiirustavad uurima, mida see sõja tulevikule tähendab? Sõja alguses oli Ukrainal vaid umbes 20 Türgi Bayraktari drooni ja mõned vabatahtlikud, kes kasutasid tavalisi helikoptereid. Ei olnud roboteid ega autonoomseid süsteeme. 2024. aasta detsembris viisid Ukraina väed läbi esimese täielikult robotitel põhineva rünnaku Vene positsioonidele. Ükski inimsõdur ei osalenud tegelikus rünnakus, ainult droonid taevas ja mehitamata sõidukid maapinnal, mis töötasid koos, et hävitada vaenlase positsioonid. 2025. aasta juuliks liikus Ukraina 3. ründebrigaad veelgi edasi. Nad viisid operatsiooni läbi vaid droonide ja maismaa robotitega, sundides Vene väed alla andma. 0 Ukraina kaotust. See on näide, kuidas tulevikus sõdu võidakse pidada, kuid need operatsioonid ei selgita täielikult Ukraina teekonda siiani. Selle nägemiseks tuleb külastada kohti nagu töökoda, mida juhib Aleksander, Antarese pataljoni rühmaülem, kes tegutseb vanas Nõukogude laohoones Donetski oblastis. Aleksandri lugu peegeldab Ukraina maismaa robotite revolutsiooni väiksemas mõõtkavas. Ta on oma üksuse loonud isiklike kontaktide ja annetuste abil, kaasates ka loosimisi ja tsiviilvõrgustikke. Tema rühm hoiab endale vaid mõned robotid. Ülejäänud lähevad teistele brigaadidele, kellel on neid rohkem vaja.
Töö ei lõpe kunagi. Kui tootjad toovad uusi mehitamata maismaasõidukeid üksustesse, nagu Aleksandri oma, on neil üks saatuslik viga. Vaikimisi analoogside süsteemid, mille Vene segajad neööld ribadeks rebivad. Aleksandri meeskond võtab need lahti, keevitab uued raamid, ühendab juhtmestiku ümber ja paigaldab Starlinki terminalid, LTE-võrgud või krüpteeritud ühendused enne lahinguks valmimist. Ühe UGV ümberehitamine maksab 750 kuni 1000 eurot, ilma Starlinki riistvara ja tellimuseta. Vajalik on ka pidev hooldus. Need masinad saavad lahinguväljal ränka vatti ja vajavad hooldust pärast iga missiooni. Aga see on seda väärt. Kui need robotid uuendatakse, suudavad nad iga päev ukrainlaste elusid päästa. Räägime ajakavast, sest Ukraina droonide areng on olnud väga kiire. 2022. aasta alguses puudus Ukrainal robootikavõimekus. 2022. aasta keskpaigaks muutsid vabatahtlikud DJI droonid improviseeritud pommitajateks. Aeglased ja haavatavad, kuid suudavad hävitada miljoneid dollareid maksvaid tanke. 2023. aastal toimus FPV droonide revolutsioon. Ukraina tootis sel aastal ligi 600 000 esimese isiku vaatega drooni, mis on võidusõidudroonide edasiarendused ja suudavad tuude vahelt kirurgilise täpsusega sihtmärke tabada. 2024. aastaks oli neid 1,5 miljonit FPV drooni. 2025. aastal toodab Ukraina 4,5 miljonit FPV drooni. See on üle 12 000 päevas. Kui õhudroonid pälvisid tähelepanu, toimus samal ajal maapinnal midagi palju vaiksemat. Mitmes brigaadis katsetati väiksemas mahus mehitamata maismaasõidukeid. Osa üksusi testis ratastega platvorme, teised roomiklahendusi. Kõik õppisid, mis töötab ja mis mitte, katse-eksituse meetodil aktiivsetel lahinguväljadel. 2023. aasta lõpus ilmusid maismaa robotid lahingukaadrites. Väikesed masinad toimetasid varustust eesliinile. Suuremad evakueerisid haavatuid kaevikutest tule all. 2024. aasta detsember oli pöördepunktiks, mil toimus esimene täielik robotite rünnak. Ukraina teatas, et paigutab 2025. aasta lõpuks vähemalt 15 000 maismaa robotit. Need polnud prototüübid, vaid täisfunktsionaalsed lahingurobotid, mis olid integreeritud brigaadi operatsioonidesse. 2025. aastal leidsid Ukraina sõdurid neile süsteemidele pidevalt uusi kasutusviise, kiiremini kui keegi jõudis neid kirja panna. 2025. aasta märtsis avaldatud Medusa raportis näidati 5. ründebrigaadi sõdureid lahingurobotitega, mis meenutasid väikseid ATV-sid, suutsid liikuda rusudes ja rünnata Vene positsioone droonide juhendamisel. 2025. aasta augustis saavutas Ukraina 28. mehhaniseeritud brigaad läbimurde, tutvustades väidetavalt sõja esimest õhutõrje. UGV, maapealne robot, varustatud Igla Manpad-süsteemiga lennukite allatulistamiseks, hoides meeskonnad varjus. Need polnud enam pelgalt logistikaplatvormid, vaid muutusid relvadeks. Vaatame, mida maapealsed robotid teha suudavad, sest nende rakendused on tõeliselt muljetavaldavad. Ukraina Da Vinci huntide pataljoni robootikasüsteemide juhi Aleksander Japtšenka sõnul on vähemalt 8 peamist kasutusviisi. Ja ta ütles Business Insiderile, et neist üks on Ukraina vägede jaoks kõige palju lubavam, kasutada roboteid pommidena. Loogika on lihtne. Maapealsed robotid kannavad rohkem lõhkeainet kui õhudroonid, mille maksimaalne kandevõime on umbes 10 kilogramm. Japtšenka väikseimad maapealsed robotid kannavad üle 22 kilogrammi, suuremad veelgi rohkem. Need jõuavad enne plahvatamist palju lähemale. Videotes nähti, kuidas need robotid sõitsid otse Vene kaevikutesse, punkritesse ja keldripositsioonidesse enne plahvatamist. Japtšenka kirjeldas üht missiooni, kus tema üksus saatis roboti, mis kandis 30 kilogrammi lõhkeainet Vene keldrisse. See plahvatas hoone sees, tappes Vene jalaväelasi. Sellist täpsust ei suuda inimesed ohutult saavutada, droonidel õnnestub see vaid mitme katse ja kaotusega. Kamikaze missioonid on vaid üks rakendus. Räägime logistikast, sest siin on maismaa robotite igapäevane mõju suurim.
Ukraina laienev tapmistsoon on nihkunud rindejoonest üle 16 kilomeetri edasi, mida on toetanud droonide levik mõlemal poolel. Army Technology hinnangute kohaselt moodustavad droonid nüüd kuni 80% Venemaa lahinguvälja kaotustest. Ka vastupidine kehtib, sest enamik Ukraina vigastusi on seotud droonidega. Ukraina meditsiinivägede peaarst kolonel Konstantin Humeniuk ütleb, et kõige ohtlikum pole enam lahing vaenlasega. See on lihtsalt varustuse liigutamine rindepositsioonidele ja sealt ära. Ukraina on logistikaülesannete käigus kaotanud nii palju pikappe, et üksustel on tõsine sõidukite puudus. Siin tulevad mängu maismaarobotid. Need masinad viivad toidu, laskemoona ja meditsiinitarbed eesliini kaevikutesse, vähendades sõdurite ohtu. Need töötavad öösel, kui Vene FPV droonid neid raskemini märkavad ja hävitavad. Kiirus pole nii tähtis, sest isegi 16 kilomeetri baana loetakse kiireks, kui lahinguväljal on palju surmavaid droone. Ebatasaasel maastikul liiguvad nad aeglaselt, sest võivad suure kiirusega ümber minna või kokku põrgata. Mõned robotid on varustatud sidereleemastide või elektroonilise sõjapidamise moodulitega. Teised kannavad kaugjuhitavaid tornrelvi või miinipildujaid tuletoetuseks. Kuid kõige olulisem erinevus on järgmine. Iga maismaaroboti missioon tähendab, et üks Ukraina sõdur vähem peab veoautoga läbi tapmistsooni sõitma. Meditsiiniline evakuatsioon on nii kõige elupäästvam kui ka tehniliselt keerulisim rakendus. Roomikutega maismaarobotid saavad evakueerida haavatud sõdureid kaevikutest ilma, et oleks vaja 8-liikmelisi meeskondi. Robot jõuab positsioonile, võtab haavatud sõduri ja viib ta turvalisse kohta. Probleem seisneb selles, et kui robot kaotab side, kui ta kannab haavatut, jätab ta haavatud sõduri lagedale, kus ta on Vene droonidele nähtav ja kaitsetu. Japtšenka sõnul kasutab tema üksus roboteid haavatute evakueerimiseks ainult viimase võimalusena, just sel põhjusel. Sidekaotuse risk on liiga suur, et sellest saaks tavapärane praktika. Sõdurid arendavad tehnoloogiat edasi, sest see võib päästa elusid olukordades, kus inimestega evakueerimine tooks rohkem ohvreid. Maismaaroboteid kasutatakse miinide paigaldamiseks, mis on sõduritele ohtlik, sest Vene droonid on pidevalt õhus. Robotid kannavad rohkem miine kui sõdurid ja paigutavad neid, hoides inimooperaatorid tule alt eemal. Maapealsed robotid suudavad alasid demineerida ja liikuda vägede ees, et kontrollida teede vabadust, mida õhudroonid ei suuda. Kui nad satuvad miinile, saab kahjustada masin, mitte sõdur. See on karm, kuid parem kahjustatud robot kui surnud ukrainlane. Hukkunud sõdurite kehad ja kogumine on veel üks sünge, kuid vajalik rakendus. Haavatute või hukkunute evakueerimine vajab tavaliselt 8 sõdurit ja seab nad samadesse ohtudesse kui esimene kaotus. Robotid on alternatiiv, kuid pole täiuslikud. Masinad võivad ühenduse kaotada või miinidele sattuda, mistõttu sõdurid peavad sageli sekkuma. Luureandmete kogumine on üks peamisi kasutusviise. Maapealsete robotite kaamerad võimaldavad luuret, kuigi mitte nii tõhusalt kui õhudroonid. Isegi kõrge rohi võib nende tõhusust tiirata. Madal vaatenurk ei anna nii head lahinguvälja ülevaadet kui taevas olevad silmad. Kui ühendad maapealsed robotid õhust jälgivate droonidega, tekib koordineeritud mehitamata süsteem, mis töötab inimsõduritest pooliseseisvalt. Räägime sõduritest, kes neid süsteeme loovad ja kasutavad, sest nende lood näitavad, kui rohujuure tasandil see revolutsioon on. Donetski lähedal 5. ründebrigaadi positsioonidel töötavad sõdurid nagu agronoom ja moped, kes kasutavad varjunimesid ning ehitavad improviseeritud töökodades maapealseid roboteid ümber. Nad näitasid Current Time'i ajakirjanik Oleksei Brodeivodale lahingukaadreid. Nende üksuse droon liikus purustatud soomukitest mööda ja ründas Vene positsioone. Vaenlane ei mõistnud, mis toimub või kust tuli avati. Drone on ATV suurune ja kuuldav vaid 30 meetri ehk 100 jala kauguselt, selgitas agronoom. Me liikusime vaikselt halli tsooni ja avasime tule nende positsioonidele. Moped tutvustas uuendusi. Uued raamid, ümberpaigutatud kaamerad parema nähtavuse jaoks, termopildistamine öiseks kasutuseks, tornikinnitused kuulipildujatele või väikesekaliibrilistele kahuritele.
Need pole tehase spetsifikatsioonid, vaid lahinguvälja modifikatsioonid, mille on loonud sõdurid, kes teavad täpselt, mida vajavad. Nad töötavad ka roomikversioonide kallal, mis liiguvad sujuvamalt kui ratastega mudelid, muutes need paremateks haavatud sõdurite evakueerimiseks. Roomikud toimivad raskel maastikul paremini ja on stabiilsemad. Roboteil võetakse korduvalt lahti ja pannakse uuesti kokku, testides iga versiooni välitingimustes. See on pidev täiustamine, mida juhib lahingu tagasiside ja mis toimub reaalajas mõne miili kaugusel lahingutest. Võrrelge seda traditsioonilise lääne hangete süsteemiga, kus prototüübist kasutuskõlbliku või kontrollitud keskkonnas testitava lahenduseni võib kuluda aastaid. Üle kogu Ukraina on 10 sarnaseid töökodasid. Igal üksusel on meeskonnad, kes modifitseerivad, täiustavad ja katsetavad maapealseid roboteid. Hinnanguliselt on Ukrainas kokku üle 500 ettevõtte, mis toodavad erineva suuruse ja funktsiooniga droone. Alates koduhoovis tegutsevatest ettevõtetest kuni tervete tehaste ja tarneahelateni. Seda toetab Ukraina luurejagamis- ja teadlikkussüsteem Delta, mis koordineerib droonide vajalikke sihtkohti ja kohale toimetamist. Kuigi Ukraina leidlikkus on muljetavaldav, ei tegutse nad vaakumis. Ka Venemaa õpib ning tehnoloogiline võidurelvastumine kiireneb. Pärast aastaid Ukraina droonide all kannatamist on Moskva lõpuks hakanud välja arendama oma enda maismaa robotite parki. Vene riigimeedia näitas 2024. aasta augustis mehitamata maismaa sõidukit 4 termopaarilise raketiheitjaga. Nad on küll hiljaks jäänud, kuid püüavad kiiresti järele jõuda, sest Venemaal on sõjaliste hangete, nafta ja gaasitulude osas loomulik eelis. Venemaa kulutab sõjaväele umbes 8% SKP-st, Ukraina aga 35%. Venemaa majandus püsib tugev, sanktsioonidest hoolimata ning usutakse, et Putin suudab probleeme rahaga lahendada. Venemaad jälgib ka Hiina, kes võib jagada tehnoloogiat ja tootmisvõimsust. See viib meid Ukraina maismaarobotite suurima väljakutseni, elektrooniline sõjapidamine ja sidekatkestused. Vene segamistehnoloogia on sõja jooksul oluliselt arenenud. Alguses oli elektrooniline sõjapidamine primitiivne ja lokaalne. Nüüd on see keerukas ja laialt levinud. Segamissüsteemid lülituvad sisse ja välja 15-minutiliste vahedega, sundides operaatoreid sobivat hetke ootama. Olukord nõuab, et kõik droonid tuleb digitaalsele juhtimisele ümber seadistada, selgitas Oleksander. Seetõttu asendab tema meeskond analoogsüsteemid krüpteeritud digitaalsete ühendustega või Starlinki terminaalidega. Kuid isegi need lahendused ei ole täiesti veatud. Ukraina lahendus segamisele on fiiberoptilise juhtimisega droonid. Need platvormid veavad peenikese fiiberoptilisi kaableid, mis võivad olla kuni 12 miili pikad ja pakuvad segamiskindlat ühendust. 20. sajandi lahendus 21. sajandi probleemile. Füüsilised kaablid, mida elektrooniliselt häirida ei saa. Miinus on, et kaablid võivad kergesti katki minna või kinni jääda. Sõdurid leiavad linnupesi, mis on tehtud alla kukkunud droonide fiiberoptilistest kaablitest. See on naljakas ja veidi kurb. Ühenduse kaotus on endiselt õudusunenägu. Tšaptšenka sõnul muutub robot ilma sidepidamiseta lihtsalt kalliks metallihunnikuks. Veel hullem, see metallihunnik võib sattuda Venemaale, kus seda võidakse lahti võtta ja uurida, et sõjavägi saaks teada, kuidas selle vastu tegutseda. Tagavaraplaanina on palju lubavaid tulemusi tehisintellekti süsteemide arendamisel, mis võimaldavad robotitel töötada autonoomselt, kui side kaob. Kuid see on pidev arenguvõidujooks. Tehnoloogia on olemas, kuid selle lahingu tingimustes töökindlaks muutmine on keeruline. Siin läheb asi huvitavaks. Ukraina maismaarobotid muudavad mitte ainult seda sõda, vaid ka kogu maailma sõjavägede mõtteviisi sõjapidamisest. Veebruaris 2024 lõi Ukraina valitsus rahvusliku mehitamata süsteemide väe, mille juhiks sai juunis kolonel Vadim Suharevski, keda nüüd asendab major Robert Probdi. See on uus sõjaväeharu, mis on võrdne maaväe, mereväe ja õhuväega. Mõtle sellele korraks. Riik lõi vähem kui 2 aastaga mehitamata süsteemidele eraldi sõjaväeharu. Venemaa järgnes detsembris 2024, kuulutades välja omaenda mehitamata süsteemide haru, et integreerida autonoomseid ja robottehnoloogiaid kõigis sõjaväeharudes.
NATO lõi Poolas ühise analüüsi, väljaõppe ja hariduse keskuse JTEC, et uurida Ukraina uuendusi. Allianss, mis on aastakümneid täiustanud kalleid ja keerukaid relvasüsteeme, püüab nüüd õppida riigilt, kes valmistab tankitõrjerelvi garaažides. Ameerika Ühendriigid eraldasid Pentagonile $1 miljard replikatoori algatuse raames ründedroonide tootmise laiendamiseks, vähendades samal ajal helikopteriprogrammide rahastust. USA järgib Ukraina eeskuju, tootes palju odavaid autonoomseid süsteeme. Erukindral Mark Milley, endine USA staabiülemate ühendkomitee esimees, on ennustanud, et 10–15 aasta jooksul võib kuni kolmandik USA sõjaväest koosneda robotitest. See hinnang tugines ilmselt Ukrainas kasutatud tehnoloogiate jälgimisele. Hiina jagas strateegilised toetusväed 3 haruks, mis keskenduvad droonide elektroonilisele sõjapidamisele, mida Ukraina on täiustanud. Kindlalt võib öelda, et Lääs ja Hiina jälgivad seda sõda hoolikalt ja kohanevad kiiresti, et mitte maha jääda. See ongi lääne sõjavägede jaoks hirmutav. Ukraina ei valinud seda huvi või eksperimendi pärast. Ukraina valis selle tee, sest tal polnud muud valikut. Suurema ja ressursikama vastase vastu peab uuendusi tegema või kaotad. Nüüd püüab iga suurem sõjaline jõud leida viisi, kuidas neid uuendusi rakendada vägedes, mis põhinevad hoopis teistel eeldustel. Majandusmudel on revolutsiooniline. Traditsiooniline sõjaline hankimine eeldab, et ehitatakse parim süsteem olenemata kuludest, sest kvaliteet loeb rohkem kui kvantiteet. Üks F-35 hävitaja maksab umbes 80 miljonit. Patriot raketisüsteem 100 miljoneid. Ukraina FPV droonid maksavad $400–500, täiustustega kuni paar tuhat, kuid võivad hävitada miljoneid maksvaid tanke. Maapealsed robotid maksavad paar $1000 ja suudavad teha tööd, milleks varem vajati 10 sõdureid ja kalleid sõidukeid. Kulude vahekorrad on nii soodsad, et traditsiooniline sõjaline majandus enam ei kehti. Kui kaitse kulutab miljoneid, et peatada tuhandete dollarite rünnakuid, võib ründaja võita majandusliku kurnamisega. Maapealsed robotid muudavad selle võrrandi. Taaskasutatav UGV, mis maksab $10,000 ja suudab täita 10 missioone, pakub hoopis teistsugust väärtust kui ühekordne rakett või inimese juhitav sõiduk, mis seab elud ohtu. Lähme korraks inimtasandile, sest need pole lihtsalt numbrid ja süsteemid, vaid tehnoloogiad, mis hoiavad Ukraina sõdureid elus. Üks 3. ründebrigaadi sõdur, kelle kutsung on Kostas ehk El Greco, et kaitsta oma perekonna turvalisust, selgitas ajakirjanikele tegelikkust. Praegu on nende peamine ülesanne logistika ja meditsiinilised evakuatsioonid. Et laieneda rünnakutele või tuletoetusele, peame kulusid vähendama ja tegevust lihtsustama. Järgmine samm on muuta need süsteemid nii odavaks ja lihtsaks, et neid saaks lahingus massiliselt kasutada. Kuid on veel üks probleem. Jamtsenka Da Vinci huntidest ütles, et Venemaa võtab paratamatult üle Ukraina uuendused. Oluline pole, kas Venemaa teeb sama, vaid millal ning kes jõuab kiiremini. Peame neid asju venelastest kiiremini laiendama. Ta kutsus Euroopa tööstust tihedalt koostööd tegema Ukraina sõdurite ja tootjatega kiirete uuenduste nimel. Oluline pole vaid tänaste lahingute võitmine, vaid tehnoloogilise eelise hoidmine, mis aitab Ukrainal tugevama vastase vastu püsida. See võib olla Ukraina maismaa robotite revolutsiooni tähtsaim õppetund. Kui sa võitled oma riigi ellujäämise nimel, pole innovatsioon valikuline. Sa leiad viise, kuidas teha rohkem vähema eest. Sa muudad tarbijatehnoloogia sõjalisteks süsteemideks. Relvi ehitatakse garaaži töökodades, sest traditsiooniline hankemenetlus tähendab kaotust. Ukraina plaan paigutada 2025. aasta lõpuks 15 000 maismaa robotit võib tunduda ulmeline, kuid on tegelikult tagasihoidlik võrreldes nende drooni saavutustega. Need jõudsid 3 aastaga 0-st 4,5 miljoni FPV drooni aastase tootmiseni. Kui maismaa robotite kasv jätkub samas tempos, võib paari aasta pärast Ukraina rindel tegutseda 10 000 mehitamata sõidukeid.
Ukraina näeb neid mehitamata maismaasõidukeid ilmselgelt tulevase robotarmee nurgakivina, mis võiks aidata kompenseerida riigi inimjõu puudust ja hoida rohkem sõdureid ohust eemal. See kuulub laiema strateegia alla luua tehnoloogiline kilp, mis tugevdab Ukraina kaitsevõimet ja aitab Kiievil vajadusel kaua vastu pidada. Töö toimub Oleksandri töökojas ja rajatistes, mida haldavad organisatsioonid nagu Dignitas Ukraine. Rindel koos sõduritega nagu Agronorm ja Moped ei seisne lahingute võitmises, vaid sõjapidamise olemuse põhjalikus muutmises. See muutus toimub praegu Ukraina lahinguväljadel, olenemata sellest, kas maailm on valmis või mitte. Venemaal oli sõja alguses arvuline ülekaal, kuid Ukraina leidis väärtuslikuma leidlikkuse luua uut tüüpi armee, mis mitmekordistab võimekust ja hoiab oma sõdurid elus. The situation in Kupiansk is dire for Russia's forces. Fewer than 100 of its soldiers remain in the city mere weeks after Vladimir Putin's grand proclamation of Kupiansk's capture. Ukraine has destroyed all of the occupiers and now reportedly has just 100 or so left to take out to fully liberate the city. As for Russia, it can't do anything but send more of its soldiers to their deaths. In a nightmare scenario for Putin, Ukraine has deployed a robot army to create a kill zone near Kupiansk. Russia kicked off January 20th with several desperate attempts to regain some sort of foothold in or around Kupiansk, as it tries to reverse the damage that Ukraine has done to its forces since December. To the north of Kupiansk, Russia launched assaults against the settlement of Holubivka. East of Kupiansk, there were attacks toward Petropavlivka, Podoli, and Kucherivka. Russia also attempted to advance toward the city from the southeast, where its forces had tried to gain footholds in the settlements of Pishane, Stepova, Novoselivka, and Kurilivka. Encirclement of Kupiansk is clearly Russia's goal. However, the Institute for the Study of War, or ISW, delivers a flat verdict on what Putin had hoped would be a busy and successful January 20th. Though Russia's forces continued offensive operations, they did not advance. The obvious question is why, and the answer is that Ukraine has created kill zones around Kupiansk that are so massive that Russia's soldiers can't get through the seemingly never-ending seas of drones they need to get past if they're to launch anything resembling effective assaults in the first place. Those drones form the Kupiansk kill zone. And as you'll discover soon, they may just provide the answer to Ukraine's need to sustain its defense with as few losses as possible. In a January 21st report, the New Voice of Ukraine gives a little insight into the kill zone that Ukraine has built around Kupiansk. It's effectively a wall of first-person view or FPV drones that stretches up to 25 kilometers or around 15 miles from the Kupiansk combat lines. Those drones are constantly on the prowl. With the aid of reconnaissance drones, Ukraine's FPV drones are on seek and destroy missions that are massively restricting Russian infantry movement and often destroying the few vehicles that Russia sends in the Kupiansk direction long before they reach the types of places where Russia could actually use them in its assaults. Right now, the outlet says, Russia's movement and maneuvering have been restricted to within a single kilometer, which is bad news for Putin. Restricted forces become easy targets. Whether they're in the kill zones or not, Russia's wannabe Kupiansk occupiers are in massive danger. At least those who remain are still in danger. Most are already dead. In its own report on the Kupiansk kill zone, Military says that it's the Ukrainian unit dubbed Orion that has set up the near-impenetrable robot army with which Russia now has to tangle daily. That robot army is lethal. Military says that the kill zones are responsible for destroying up to 88% of the Russian occupiers before they even reach their intended positions. The outlet also reports on the types of drones that Ukraine is using in the Kupiansk kill zone. Leleka reconnaissance drones are constantly in the air, searching for any sign of Russian movement. FPV drones and Mavic drones are primed and waiting, loitering around until a target is located. There are even ground robots in operation, though it's unclear whether they're serving logistical purposes or if they're conducting attacks on Russian positions. It may well be the latter. A little under 2 weeks ago, this very channel reported on Ukraine's innovative use of a ground robot that traveled over 20 kilometers, or about 12.4 miles of terrain, to deliver an explosive payload of 12 anti-tank mines to a Russian position. You can find out more about the devastating effects of that operation in our video. And then imagine what a robot like that could do to any entrenched Russian soldiers who are attempting to plan an assault near Kupiansk. It wouldn't be pretty. And it would be one more thing for Russia's Kupiansk invaders to worry about, as aerial drones constantly buzz overhead. A story told by Military offers the perfect example of what awaits any Russian forces
who attempt to navigate the Kupiansk kill zone. The outlet tells the tale of a captured Russian soldier who goes by the call sign Begunok. His job was to guide groups of soldiers through Ukraine's kill zone so they could launch their assaults. You have to wonder which commander Begunok angered to earn this suicidal task, and yet Begunok has survived his trips, all 3 of them. As for the soldiers that he attempted to guide, all were destroyed to the last man, leaving Begunok the last soldier standing on all 3 of his attempts. Finally, Begunok waved the white flag and surrendered to one of Ukraine's drones. And why wouldn't he? As Militani says, Ukraine's use of such a wide variety of drones near Kupiansk means that most Russians who try to infiltrate are located. This allows space surveillance without the constant presence of people, Militani says of the Kupiansk kill zone, before adding, in a typical scenario, up to 5 FPV drones and sometimes even up to 12 operate on one target. One drone would be bad enough. A dozen, all of which fly faster than a soldier can run while carrying explosive payloads, add up to a death sentence. They also add up to a solution to a problem that Ukraine experienced in the Kupiansk sector several months before the kill zone was developed. And an officer of the Orion unit named Vladislav Zolotarov explained all to Militani. We understood that the problem was not the number of people or equipment. We had to take away the enemy's very ability to move and gain a foothold, Zolotarov says. And it's really that simple. An enemy who can't gain a foothold also can't push forward, and if they can't push forward, all they can do is hopelessly wander as Ukraine's drones search. What Ukraine has here is a dedicated drone wall that demolishes Russia's forces. And as we said earlier, these walls may well be the answer to Ukraine's challenge of dealing as much damage to Russia as possible while keeping its soldiers out of harm's way. According to ISW's assessment, Ukraine now has an opportunity to deny Russian advances and even enable counterattacks of its own, by replicating the robot army strategy that it's used in Kupiansk across the entire front line. This would be a game changer, though it would also mean that Ukraine needs enough drones, along with operators to pilot them, to work across a front line that now stretches about 1,250 kilometers, or roughly 800 miles. That's a lot of drones, but Ukraine may just have enough to make it happen, especially if it focuses mostly on the sectors where Russia's attacks are at their most intense. The ISW adds that replication could be complemented by an increase in kill zone depth. Ukraine could significantly degrade the effectiveness of Russian infiltration tactics if Ukrainian forces deny Russian forces from operating vehicles within 50 kilometers of the front line, thereby forcing the Russian infantry to infiltrate greater and untenable distances on foot, the think tank suggests. A big ask, perhaps. But there is some evidence that Ukraine has gotten ahead of the ISW assessment and has started to implement its kill zones in locations other than Kupiansk. Euromaidan Press highlighted this in a December 24th report, where it said that these zones now cover not only the Kupiansk sector, but also the embattled regions of Pokrovsk and Dobropilya. Across all of these regions, Ukraine is combining the intense drone activity that we've already covered with air and artillery strikes that buffet Russia's soldiers and equipment on both sides of the front lines. Extension is already happening, as the spokesman of Ukraine's National Guard, Ruslan Mozychuk, explains. A kill zone is not just an area between our and Russian positions. It can extend beyond the defensive line, and it must be calculated in both directions. This deepening is happening, in part, because Russia is also creating drone-filled kill zones to prevent Ukraine's counterattacks. However, logically speaking, these types of zones are more important to Ukraine than they are to Russia. Yes, Russia wants to prevent Ukraine from reclaiming territory that Russian troops have occupied, but ultimately, Russia is the attacking force in the conflict. And it's Putin, not Zelensky, who is ordering his soldiers to charge mindlessly toward Ukraine's defenses and straight into the kill zones. With their robot armies, Ukraine's soldiers can operate in small units behind their kill zones, because they know that the few Russian troops that make it through will be easier to counter. They've only just managed to survive a gauntlet of drones by the skin of their collective teeth, only to enter territory where Ukraine's soldiers are actively looking for them. For Ukraine, Russia's kill zones are also dangerous, but Ukraine is also more deliberate than Russia with its assaults, and it tends to only launch them when it knows that it has a high chance of success. For instance, the arrival of mid-range drones into Ukraine will soon be very important for dealing with Russia's kill zones. The likes of Ukraine's Bulava and Ram-2X drones can travel distances of up to 100 kilometers or 62.1 miles. If a Russian drone operator's headquarters is identified, those types of drones can shut these types of combat zones down, clearing the way for Ukraine's troops to launch their counterattacks. Still, it's defense where Ukraine's drone walls are important. And its priority now, especially if it intends to continue the expansion that the ISW says could prove so important, is to ensure that it has as many drones as possible. Again, Ukraine seems to be ahead of the curve here. In terms of pure numbers, Ukraine has poured billions of dollars into making and acquiring short-range drones that it can use to fill its kill zones.
Kyiv Independent reported that Ukraine was on track to receive around 3 million drones by the end of 2025. That's according to former Ukrainian Defense Minister Denis Shmyhal. He pointed out that this attainment of 3 million drones represented almost 2.5 times more drones than Ukraine built or purchased by the end of 2024. Ukraine has built and bought millions of drones for a reason, and the kill zones might just be that reason. However, Ukraine could always use more, and on January 21st, the Straits Times reported that more is exactly what it's going to get. According to the country's new defense minister, Mikhailo Fedorov, Ukraine intends to rely heavily on its drones as a tool of asymmetric warfare that it will use as part of an attritional strategy designed to force Russia to bring an end to the war. Keep watching and you'll discover the shocking main goal of this strategy. As for drones, Fedorov adds that he will institute a push to replace Ukraine's Chinese-made Mavic drones with domestically produced models. This is a smart move. The less Ukraine has to rely on imported weapons, especially those that come from a nation that is also supplying Russia, the more sustainable its defense efforts become. Ukraine is already working on a local version of the Mavic that has the same camera and a longer flight range, and testing of that new drone may begin as soon as this month. Ukraine is working fast and at scale, and if Fedorov's new tech-focused approach to the country's defense is executed as well as it needs to be, the Kupiansk kill zone may soon be replicated across the entire country. We've talked a lot about kill zones and what they are in terms of being no man's lands that are filled with drones. But beyond this basic understanding, it's worth understanding the major issues that Ukraine's robot army creates for Russia as it tries to sustain the brutal assaults it needs to complete in order for Putin to grab more territory. What kill zones do, perhaps better than any other strategy that Ukraine has, is turn massive swathes of territory into traps for Russia's forces. Though drones are the headline weapons used in these kill zones, they actually involve a lot more than the aerial nemesis that has caused so much damage to Putin's ambition to rule Ukraine. United 24 Media demonstrated that in a piece where it took us inside a Ukrainian kill zone. Layered defense using the terrain to the advantage of Ukraine is the key. Let's step into the shoes of a Russian soldier for a moment. Deployed into a kill zone, you already know that drones fly overhead. You can hear the faint buzzing at times, but those drones hide among the trees and are often just out of sight. For all you know, a reconnaissance drone may already have you in its sights, and Ukraine's operators are preparing an FPV drone ambush somewhere deeper into the territory you've been tasked with taking. Filled with fear, you push on. But that's far from easy. You likely don't have any armor, such as a tank or armored vehicle. That armor would almost be pointless as Ukraine packs its kill zones with mines, dragon's teeth, and anti-tank ditches to slow these types of vehicles down. As you inch forward, you may even see some of the burnt-out husks of vehicles that have attempted to cross the kill zone before. But you don't have time to worry about that. There are also massive stretches of barbed wire placed to slow down soldiers who are on foot. Hidden in the ground are networks of thin barbed wire named Plutanka that are barely visible but are more than enough to shred through your feet and ankles if you step onto them. You've also heard about the tunnels built into these kill zones from which Ukraine's soldiers can watch or ambush you as you attempt to push on. This array of fortifications is navigable. As long as you're careful, you can work your way around them and find some clear passages in the kill zones. But what you don't realize is that these are all passages that Ukraine intends you to find. Forced into narrow routes, you find yourself surrounded by mines and barbed wire. There's no turning back now. And that's when you hear the telltale buzz. An FPV drone is bearing down, revealing that Ukraine has had its eyes on you all along. Maybe you get lucky and somehow avoid or shoot down the drone, but that doesn't matter. More will come. You may even be dealing with several at the same time. There can only be one winner, and it won't be you. This is what a kill zone is, and it's clear that drones are just a piece of a larger puzzle from United 24 Media's report. Zoom back to Kupiansk, and you now understand why the hellscapes that Ukraine has created around that city are destroying up to 88% of Russia's forces before they ever have a chance to launch their assaults. As Politico puts it, the result is a grey area of chaos stretching some 20 kilometers from the front, where drones hunt for soldiers. The wounded are left to die because it's so difficult to evacuate them, and supplies of ammunition, food and water are almost impossible to move up to the fighting troops. Russia is attempting to adapt to the kill zones. In a January 16th article, Forbes writer Vikram Mittal noted that one of the biggest benefits of Ukraine's kill zones is the disruption that they cause to Russia's operations. Stalemates result from Russia's soldiers attempting to push forward, only to be destroyed. Russia has increased its use of ground robots to counter the kill zones, though they're currently limited to ferrying supplies and occasionally placing satchel charges on Ukrainian positions, if they can reach them. Russia is also sending increasingly smaller units, with as few as 5 soldiers, in an attempt to bypass the kill zones. This isn't the best strategy,
Even if one of these tiny units makes it through to a city like Kupiansk, all it can do after is entrench itself and hope that reinforcements come before Ukraine finds them. Do you remember how we said that there were only around 100 soldiers left in Kupiansk at the beginning of the video? This type of strategy is how Russia has ended up at that point. But above all else, the goal of Ukraine's kill zones is attrition in manpower, equipment, and money. The Atlantic Council highlighted this in a January 15th article where it said that Ukraine has invested so heavily into upgrading defenses across the entire front line that it will use to continue the stalemate while it destroys Russia's soldiers in the kill zones. Strengthening Ukraine's fortifications and addressing manpower shortages will be among the top priorities for incoming Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, who took up his post this week. Fedorov made his name in government as Minister of Digital Transformation, the outlet says. It's right, and Fedorov has set a pretty bold target for Ukraine's defenders to reach as he focuses on restructuring Ukraine's defense ministry. After explaining that his first objective is to reform the ministry he now leads to ensure that it can manage itself and Ukraine's military effectively, Fedorov set his goal for Ukraine's drone operators in 2026. The second strategic objective is to kill 50,000 Russians per month. Last month, 35,000 were killed. All these losses were verified on video. If we reach 50,000, we'll see what happens to the enemy. They view people as a resource, and shortages are already evident, Ukraine's new defense minister revealed. The kill zones are already contributing massively to the Russian casualty rate. The type of expansion that the ISW recommends is paired with a Ukrainian defense ministry that further emphasizes the use of drones. Anything is possible for Ukraine. After all, Ukraine now controls 90% of Kupiansk and is achieving a 27-to-1 casualty rate against Russia. That city may show Putin what awaits his forces in the future as the kill zones expand. Fedorov's 50,000 monthly goal is lofty, but it's far from unachievable. Ukraine has the drones and the technological know-how to make it happen, as you'll discover if you check out our video covering Fedorov's proposed reforms to Ukraine's defense ministry. And if you enjoyed this video, remember to subscribe to The Military Show for more videos examining Ukraine's ever-evolving tactics in its war against Russia. And thank you as always for watching.